Kõigepealt siirdume tagasi selle aasta märtsikuu algusesse, kui Läänemaal Suurelähtrus asuv Tammejuure talu oli negatiivses mõttes äärmiselt tuntud, sest just selle talu ja Kuusemaa pere ümber keerlesid sündmused, millest oli räägitud juba pea aasta ja seda seoses just sealt lähedalt leitud imiku surnukehaga. Tänaseks on erineva astme kohtud seal talus elanud peretütre Kairi Kuusemaa süüdi tunnistanud. Vanemad olid siis ja on ka nüüd veendunud, et nemad sellest kõigest, kaasa arvatud rasedusest, midagi ei teadnud. Varakevadel uurisime koos Teedu ja Anitaga joonistusi, mida Kairi oli vanglas joonistanud. Pereisa Teedul on aga kogu pildigalerii ja muude emotsioonide taustal jäänud arusaam, et mida vähem lähedased teavad, seda parem neile. Aga ta võiks meiega rääkida selle teemal. Võib-olla tõesti ma lihtsalt muretsen ilma asjata. Ütleme nagu siin meediaga teiega praegu suhtlen ja võib-olla ma paugun tõesti ilma asjata. Ma ei tea ju seda. Aga miks nad niimoodi käituvad? Kõik see on ajendanud vanemaid pöörduma advokaadibüroo poole netikommentaatorite tegevuse suhtes alusetu laimu alusel. Suures pildis me oleme üles võtnud circa 20-30 isikut seal vahemikus, kellel on ka nõudekiri välja läinud. Kohtus konkreetselt praegu pooleli olevaid on 3, mis puudutavad kommentaatoreid. Ja siis me räägime ka eeltõendamisest, et nende isikute kindlaks tegemisest. Seal on see arv isegi, ma ütleks 50 kandis. Kõik selekteeritud kommentaarid on jaotatud 3 kategooriasse. Üks on see, kus ongi konkreetselt vale väiteid. Teine grupp on see, kus lihtsalt minnakse rüvedaks. Lihtsalt sõimatakse, mis tahes väljenditega inimeste selline väljenduslaad on väga lai tänapäeval. Ja 3. grupp on, kus on siis mõlemad. Ja see 3. grupp ongi kõige laiemalt levinud, kus ongi rüvedalt lihtsalt valesid faktiväiteid. No neid inimesi, kes Eestis tahavad kommenteerida teatud sündmusi, on kindlasti piisavalt ja õnnestus meil ka antud juhtumi puhul rääkida ühega neist, kes on ka sattunud sellega seoses kohtu hammasrataste vahele. Üks netikommentaatoreid nimega Brita on saanud samuti nõude. Tema peab seda täiesti alusetuks. Tema kommenteeris artiklit, kus Kairi Kuusemaa vanemad väitsid, et neid on selle protsessi käigus ühiskond hakanud tõrjuma. Ja mina küsisingi lihtsalt ja küsimärgiga kirjutasin kommentaaris, et kas nemad nüüd arvavad tõsiselt, ka päriselt arvavadki, et nad on need suured ohvrid kogu loos, et kas ikkagi tapetud imik ei ole see reaalne ohver kogu selles loos. Ja mulle tuli see kahjunõue nagu selles mõttes totaalse šokina. Ma ei ütle isegi üllatus, ma ütlen õigesti nagu ma mõtlen. Brita on puudega inimene, tal sissetulekuid igapäevatööst ei ole. Tema meelest on kogu selle protsessi järelmeid, mida on ka Kairi Kuusemaa advokaat Robert Sarv kinnitanud, et võimalikud kahjunõuded ongi selle protsessi loomulik jätk. Minu kahjunõude suurus oli 10 000 eurot, mida ma pean täielikuks absurdiks. 10 000, on see, ma kuulsin praegu õigesti, 10 000 eurot? Jah, 10 000 eurot ja ma isegi võib-olla praegu hetkel ei räägiks teiega, kui see kahjunõue oleks tulnud, et see oleks hästi ära sisustatud, sest seal ei olnud seda, et mis on selle, laimu ju seal ei olnud, et mis on selle kommentaari, et kuidas on see sisustatud. Summadest me räägime siin 1000-2000 eurost, kuhu alla siis kuulub nii mittevaraline kahju kui ka õigusabikulud. Et üldpildis on see niimoodi. On suuremaid nõudeid, mis eeldab seda, et inimene ongi mitmekordselt laimanud mitu episoodi, järjepidevalt ongi selline laiem laimukampaania. Kristjan Kers kinnitab, et väga paljude nõude saanud kommentaatorid, suurusjärgus nii umbes 10 inimest on maksnud need nõuded ära või siis läinud kompromissile.